beekeeper, as I know. And I made many very interesting projects as Rahva Raamat, and last year also got first prize to public interior from Tartu University Narva College of Tartu University in Narva. It's a really, really nice house. Aga palun siis Hannes. Tervist, minu nimi on Hannes Praks ja ma hakkaks kohe oma selle presentatsiooniga peale, kui toodaks tagasi siia arvuti, kus on mul need slaidid. Et see vahepeal on siin käinud need röövlid. Teie arvuti tegelikult, et mänge ühendega, aga ma nii kaua kasutaks aega ja siis tänaks Sisearhitektide Liitu, et sellise suurepärase ürituse on korraldanud, kus ei räägita ainult eriala sellest business poolest, vaid ka siis sellest sisulisest arengust. See huvitab mind ka väga seoses nüüd loomulikult mu selle uue ametiga, aga vaat tänases ettekandes ka mingeid lõike sellest puudutan. Nii. Ärkab. Ma saan hakkama selle noolega ka. Nii, tänase sümpoosiumi üks põhilisi küsimusi on, kas sisearhitekt saab olla oma loomeprotsessi üldse vaba? Harukas vastus on, et loomulikult mitte. Ja meie loomeprotsessis on rohkelt igasugu anastajad, kes meid sellelt õndsalt loometeelt püüavad kõrvale kallutada. Ja siis järgnevaks võikski neid siis nagu süveneda nendesse, et kes on vähegi sellise suurema ehitusobjektiga kokku puutunud, teab, et igas korralikus ehitussoojakuses on sellised jõulised objektijuhid, kes mõne legendi kohaselt kannavad isegi poksikindad. Ja see situatsioon, mis mu siin selja taga on, läheb selliseks, kui eelarve on joone pealt väljas. Et siis nõuab sisearhitekti töös väga suurt mehisust, et mõeldud, loodud objekt, mõte ei hakkaks kildhaaval pudenema. On veel inimesi, kes püüavad sisearhitekti eksida, näiteks ehitusjärelevalvajad. Tavaliselt nad on vanemad meesterahvad, kogenud, küllaltki mornid ja nad ei naera selliste asjade peale, et teeme ühe tooli oranži, teise halli. Nende jaoks ei ole mingit oranži halli, nad valiksid siit eest reast ühe tumeda tooli ja oleksid sellega igatpidi rahul. Kui neist kahest õnnestub kuidagi läbi murda, siis üsna lõpu eel ilmub pimedusest Päästeameti inspektor, kes kui eelnevatele sai veel kuidagi öelda, et mul on selline mõte, mul on selline tunne, ma tahaks kuidagi seda protsessi suunata sinna poole, siis vaat see nahkhiir, temal on tegelikult, seal on see, et ainult tuleb pöidlad pihus hoida, et nüüd läbi saaks, et selles mõttes, et ma usun, et igaüks, kes on praktiseerinud, on tajunud eelpool kirjeldatud gruppide jõudu. Ja eks need eksitajad on ju tegelikult ju veelgi, et see udust sireenidena hüüavad vahest materjalimüüjad, pakkudes hästi intensiivselt oma kaupa, või selles mõttes ei anna kuidagi mingit hinnangut aktiivsetele müügimeestele, aga kui projekteerija elu läheb ehk liiga lihtsaks, siis on oht sellest oma algsest ideest kõrvale kalduda. Ma leian, et on üsna nagu halb variant alustada idee genereerimist sümpaatsest plaadimaterjalist või siis vaibast või lambist,
vaid pigem peaks algselt olema selliseks vundamendikiviks, lihtsalt siis selline kunstiline nägemus, mille ümber kogu maailm ehitada. Turusituatsioon on praegu hetkel ka üsnagi selline keeruline, turbulentne. Hetkel ju turul pakutakse tegelikult mitte niivõrd nagu lahendust, vaid tihtipeale ka odavamat hinda. Ja kahjuks ka meie riigihanke seadus soosib seda, mis on minu arvates eriti halb. Ses mõttes, et just riiklikult tellitavad objektid peaksid erakapitali on väga keeruline suunata, aga riiklikult tellitavad objektidel peaks olema see asi korraldatud kuidagi teistmoodi. Need kõik lahendused võivad viia projekteerija šabloonini. Ta hakkab kasutama selliselt maha lihvitud nurkadega töömeetodit, kus on konkreetselt paigas siis uksed, tualettpotid, diivan, laud ja nii edasi, ja see on selline arukas sablooni järgi käitumine, mis kahjuks ei arenda eriala sisemiselt edasi. Ja kõige küünilisemad vormid, kus kogu programm on ülimalt ratsionaliseeritud, on minu jaoks supermarketid, kus standardiseeritud on praktiliselt nagu kõik. Ja sellised interjöörid tekitavad selget õõvastust ei anna kuidagi ja ei anna mulle kui tarbijale nagu lootust nagu paremas homsesse. Ja okei, supermarketi puhul on tegemist jälle erakapitaliga, millesse võib-olla väga selgelt nagu väga tugevalt suhtuda ei saa, aga ka näiteks ka riiklikud asutused. Siin on pilt passilauast, kus minu arust nagu, kui riik meid paneb sellises interjööris oma teenust tarbima, siis ta ütleb minu arust, et tal on pohhui. Et passilaud, see on ometi selline koht, kus sa kõige selgemalt nagu tajud oma kontakti riigiga, et oled sa siis kas vahetad oma dokumenti või siis taotled elamisluba või mis iganes. Ja minu arust nagu see sõnum, mis meil siis selle pildi pealt nagu vastu vaatab, on kuidagi kõhedust tekitav. See nende standardite ja tõkete põhiline probleem projekteerija jaoks on minu hinnangul see, et nad loovad sellise varnast võtta vabaduse, kus projekteerija saab öelda, et jah, see interjöör oleks olnud maailma parim, kuid meil oli siin nahkhiir, meil oli boksi ja nii edasi, et seetõttu ma ei saanud seda teha ja läbi selle saab projekteerija väga kergesti öelda lahti vastutusest. Ja vastutus ongi tegelikult väga ebamugav asi, et see on ülimalt kergesti võib see nagu niimoodi minna, et inimestel ei meeldigi eriti vastutada, neil meeldib, kui nende tervise eest vastutab perearst, laste eest vastutab lasteaed ja tegelikult on päris ka ideaalne, kui töö eest vastutab riik ja inimesel endale jääb siis üle vastutada, et need patareid saaksid sinna televiisori pulti. Aga mul on siis, kuidas siis selle kõige vastu saab. Minu ettepanek või võib-olla mõnes mõttes ka meetod, mida ma ise kasutan, läheneda arutult. Siin mu selja taga ei ole keegi muu kui tuntud tartlane, Erki Hüva, on selline siis üle linna tuntud veidrik, mul üks hea sõber andis väga hiljuti, mõned aastad tagasi tema plaadi välja, väga inspireeriv tegelane. Ja tema kohta võib selgelt öelda, on poolearuline. Väga südamlik mees, ma olen mitmeid korda taga vestelnud, aga tal 80-ndatel juhtus tal üks autoavarii, et tal on natuke on seal pööniga sassis. Aga ma liigun edasi ja kohe selgitan, miks see arutus nagu mõnus on. Siin on üks konkurss, mille ma osalesin. Tegemist oli ühe outleti konkursiga, ei võitnud.
selle mõttes nagu sihuke läks nagu käest ära ses mõttes, et mul oli tunne, et peaks olema nagu udaralagi kuidagi seal selles ruumis. Ja ma pean tunnistama seda, et kogu see protsess oli nagu ülimalt nagu mõnus, väga mõnus oli seda kõike nagu projekteerida ja nagu teha. Ja sellest ei ole ka tegelikult kokkuvõttes nagu mitte midagi, et seda ei tulnud nagu seda, te ei leidnud nagu rakendust. Ma olen seda meetodi, sellist nagu põhimõtteliselt sellist Erki Hüvase inspireeritud poolearvulist meetodit korduvalt nagu rakendanud ja läbi selliste nagu psühhedeelse nagu jama jõuan mingite tulemusteni, kuhu ma võib-olla sordiini all kainelt toimetades ei jõuaks. Siin on üks kontor, purksilaud. Sellest ruumist tegelikult pool ehitati valmis ja võib-olla oleks isegi see munasein valmis ehitatud. Purksilaua osas tehnilist lahendust niimoodi, et ta säiliks ja läheks nagu hallitama, seda oli nagu keeruline natuke leida. Aga see parketisein sinna ja muu üldiselt see nagu sai tehtud. Laeva 4 praegu asub seal navigaatori majas täiesti olemas. Ja selle näite puhul ma tahangi nagu rääkida seda, et sellist psühhedeeliat ja arvutust võib-olla ei peagi alati nagu kartma. Ja läbi hulluse jõuame me mingi tulemusteni, mis meie seda ametit arendavad ja mis meie eriala edasi viivad. Ja alati ei peagi olema selles mõttes nagu minu meetodist lähtuv, et teeme siin rabarberilehtedes vaheseinad või praemunast põrandad ja nii edasi, et ta võib olla vabalt ka ühe materjali käest, imeline interjöör, ma tohutult nagu imetlen seda, ma siiamaani, see on juba mõni aasta vana objekt, aga kuidagi endiselt on nii lummav. Et ma kujutan ette ka kujutan ette seda ehituskoosolekut, kus see morndad ehitusjärelevalve ütleb, tolmu pühkida, kui tolm tikkude vahele kinni või see kogenud ehitusmees ütleb, hakkavad kõmmelduma, need puidust need nagu vardad ja nii edasi. Et siin tahakski just nagu julgustada, ma tean tegelikult, kui raske see on selles mõttes, kui seal on nagu need boks ja kindlastega nagu vennad tulevad, hakkavad nagu siin murdma sellel nagu hetkel, et õnneks ma näen paljusid kolleege, kes on läbi murdunud nendest asjadest ja loonud nagu imelisi nagu interjööre. Võt, siin on nüüd selline situatsioon, kui te nagu oma selle lõuate, siis leiate endast sellist sisemist energiat ja lähete siis selle udara laega siis sinna nagu klientide juurde. Võt siis on selline pilt, ma olen korduvalt kogenud seda, et need sellised ärrad investorid kuskilt ja istuvad ja vaatavad, et kusjuures see olukord on nagu piinlik küll, aga ma olen kuidagi nagu enda sees nagu arendanud sellist nagu oskust, et ma nagu suudan ennast kuidagi kõrvalt vaadata ja mu enda nagu hädine olukord mõjub mulle endal tegelikult kuidagi nagu naljakalt sealt, et kui ma need morne nagu tüüpe näen. Ja ega midagi, selles mõttes okei, ühed sellid on mornid, siis mina olen tegelikult püüdnud ka kogu aeg tudengitele nagu öelda seda, et ärge põdege, kui teil on nagu mingi idee, mis võib-olla kellelegi meeldib, et iga idee jaoks alati on kuskil nagu tellija. Et tihtipeale on ka nii, et olen ka kogenud nagu sellist poolt, et ma lähen hästi rahuliku projektiga välja ja mis on igatpidi nagu kaine ja kuidagi asjalikult lahendatud ja siis inimesed, kes on võib-olla harjunud minu käest mingit hullust tellima, siis neil on hoopis vaatavad sellisele rahulikule kainele ülimalt pettunud näoga otsa, nii et ma arvan, et siin ongi võib-olla vastus on selles, et leida siis oma tee ja seda mööda lihtsalt nagu kõndida. Kuuleksin võib-olla korra mussi vahelduseks, et siin üks tore daam esineb Ameerikas, ta arvab, et teda on ufod rööbinud kindlasti ja see on selline huvitav taust, ta koos oma abikaasaga kaotas ära oma identiteedi, läks ühe mäe otsa Koopasse elama, elas seal vist 10-15 aastat, 3 last sündis ja vahepeal lõpetas muusika tegemise ja nüüd üks 3-4 aastat tagasi hakkas taas niimoodi 66-aastaselt mängima. Ta mängib tuntud palasid, esitab eriti kosmilistes nagu sellistes nagu vormides. Tema nimi on see Space Lady ja ajakiri Vice Magazine valis tema plaadi 2013 aasta 50 parima plaadi hulka. Taas, miks ma teda näitan? Ma näitan nagu sellepärast, et
isegi väga napakad asjad võivad teatud kontekstides töötada ja näiteks jah, kuulame praegu. No vot. Ja vaatan, ma pean otsima selle. Vabandust, ma pean ütlema, kuidas see siit kinni käib. Hell, ma jään siin tehnilise tõrke taha. Aitäh. Kui me lähtume projektidele väga ratsionaalselt ja siis ratsionaalse aruka suhtumisega kaasneb üks selline asi, et arukas inimene suhestub trendidega, aga poolearuline on ka trendidest vabad ja selline trendikeskne nagu suhtumine on minu arust selles mõttes nagu halb, et ta kipub nagu takkina nagu oma aega nagu kinni jääma, et tehes täna nagu trendikeskselt on see lahendus juba paari aasta pärast vana ja aegunud, et ma pakuksin nagu välja midagi sellist, et mitte teha nagu niivõrd nagu loomingud, mis takkjana tänast trendi tugevalt haarab, vaid midagi ümaramat, mis jää kuidagi sellisesse nagu tänasesse trendi nii tugevalt kinni või siis näiteks midagi püdelamat. Et see on sellised abstraktsed näited, aga umbes niimoodi ma ise lähenen. Võt siin on üks võimas objekt, Kaarel Kurismaa kineetiline objekt Tallinna postkontoris, kus on kirg all, kus on võimas selline märk, et Rait Prätsa vitraažid ja Kurismaa pannud pasunad sinna. Põhimõtteliselt nagu ma arvan, et kõik, kes selles ruumis käisid, nagu mäletasid seda. Ja võt, täna ruum täna. Kuidagi jaa, et on kirg inimeste vahel selle mõttes, aga ma olen kindel, et selle inimeste vahel see kire põhjustas tegelikult see nagu need Kurismaa pasunad, et selle mõttes, et see interjöör, mis siin nagu meil taga paistab, selles mõttes, võt siin on tegemist nagu minu arust nagu väga aruka ratsionaalsega, et võt siin tuletõrjekapp, võt see kleps peab siit välja paistma, võt kasutame siin sellist valguskasti, 250 ja nii edasi, klaas, need profiilid ja nii edasi. Et see on nagu taas jah, tiba nagu see kurb, et selline nagu oluline asetus nii maotu ja võib-olla nii kiretu nagu välja näeb. Siis mul üks enda objekt, mis on nagu selgelt Kurismaast inspireeritud kõrvalmajas foorumis muna keerleb. Ja ei mingit nagu sellist nagu otsest nagu selgitust, et miks ta nagu seal olema nagu peaks. Mul üks sõber töötas seal kõrval kontoris, ta ütles, et ta käis iga hommik sealt munast mööda patsutas ja sai energiat kuidagi päevaks sellest. Et selline kuidagi esoteeriline objekt. Üks asi, millest ma olen palju nagu rääkinud, on siis see eetika ja kogu siis nende arhitekti protsentide teema, et praegu ongi hea võimalus veel siin kolleegide eest niimoodi suu puhtaks rääkida, et miks ma sellest nii palju jahun ja miks ma tahan kõike kogu aeg nagu kiusata, et võtta vastu see klots ja ära labise. Aga minu jaoks loomulikult mul käib see nii-öelda see selline varimajanduse pool nagu närvele, aga mu põhipõhjus, miks minu jaoks on see nagu oluline, miks ma see nagu välja toon, on see, et sellega me anname ära ju oma seda vabadust, et kui me need kokkulepped on hämaras sõlmitud, siis need on seda siduvamad, et väga raske on minna vabalt oma teed, lähtuda oma siis nägemusest või mingist energiast, mida sa oled selle Spacelade'i kujul nagu kosmosest saanud, kui sul on mingi konkreetne diil seal kuskil selle vaibaga, et ruutmeetrite osas. Ja see ongi selles mõttes, minu jaoks on tegelikult isegi tõesti nagu ratsionaalne teema, et miks ma tahan nagu sellisest nagu diilidest vaba olla ja ütlen veel kord, ma hindan väga materjali müüjad, aga
et kui nad on väga intensiivsed, tulevad telefonitoru mööda, tahavad mulle tulla sinna kupli alla, siis ma nagu aeg-ajalt pean sinna koopasse minema, mägedesse elama. Poolearuline. Poolearuline lähenemine, seal on üks see asi, et seal pool aru on alles. Et ainult siis ma soovitan siis mitte nagu kogu aru nagu ära saata kosmosesse, vaid jätta nagu see pool aju tegutsema ja siis ütleme üks siis ajupool saata nagu vabamaks. Mul on tunne, et kui me oleme erialas niimoodi ülimalt ratsionaalsed, mõtleme sellises perspektiivis, et ma ei viitsi nagu nende boksijatega nagu vaielda, et paneme sinna postkontorisse selle ripla ära ja standardiseerime kõik ära ja võtame selle klotsiga vastu, et see on selline asi ja selline, see on väga arukas selles mõttes, see on tõesti nagu, kõik need laenud saavad teenindatud ja muidu ka see sepik lauale, aga sisulises plaanis viib see eriala ikka sinna, sealt Belarussi taguma natusse mülkasse. Et ja ütleme sellises maailmas niimoodi olles, et on väga, väga keeruline kuidagi näha sellist kõrgemat vaatenurka, lennata kõrgemalt, jõuda kõrgemate punktideni. Mõni aeg tagasi toimus Erna retk. Kevadtorm oli sellist, jah. Ja teedel sõitsid Eesti Kaitseväe need sõidukid ja ma sõitsin ka Tallinn-Tartu maanteel ja möödusin ühest sellisest kolonnist ja hakkasin siis oma prouaga arutama, et mis tunne siis on, et vaatad need Eesti Vabariigi need kaitsemasinad. Seal olid väga huvitavad ümarate nurkadega autod, mingid vanad Mercedes-Benz unimoogid ja 60-ndadest ja nii edasi. Et meenutas tegelikult sellist nagu seda pilti, siin on unikumide paraad. Samal ajal tead, et Venemaa ostab Prantsusmaalt Mistraleid ja et siis see ei tekitanud väga suurt nagu kindlust ja usku turvalisusesse. Siis toon siin sama paralleeli nagu selle meie tööga, et kui riiklikud nagu olulised objektid on väga ära standardiseeritud ja lahendatud ilma igasuguse kireta, vaid ülimalt ratsionaalselt, kuulates siis seda Morni ehitusjärelevalvajat, Musklis ehitajat ja nii edasi, siis väga keeruline on selle kasutajatesse sisendada usku sellesse riiki või sellesse kultuuri nagu laiemalt. Et siinkohal ma siis mõtlengi seda, et projekteerijatel on ülimalt oluline vastutus, mitte ainult siis oma selle sepiku ja siis lühemas perspektiivis siis oma, ma ei tea, heaolu eest, vaid kultuuriliselt laiemalt, et meie tegevuses sõltub nagu see, et kas on homme Eesti Vabariik või mitte, põhimõtteliselt, et jah, kõik. Aitäh! Suur tänu, Hannes, sellise järjekordse väga vahva ettekande eest. Kas on küsimusi Hannesele? See viimane kirst tordil oli see pääsuke tõepoolest, et olen ka ise Eesti tuleviku eest südant valutanud ja mõtelnud, et Eestis tehakse praegu haridusreformi ja renoveeritakse palju koolimajasid. Viimast Tallinna linna koolimaja hanget kuulsin, et tehti nii, et anti 5-7 lehekülge A4 vormistatud teksti ja tehti ehitajate vahel konkurss, kes teeb odavamalt. Need koolimajad on projekteeritud, mida minnakse renoveerima umbes 40-50 aastat tagasi. Milliseid noori sealt koolimajast siis tulema hakkab?
ja kui konkurentsivõimelised nad on, et kus oleks nüüd arhitekti ja sisearhitekti võimalus nende projektide konkurentsivõimet tõsta ja riigiga ühte sammu käia. Ma arvan nii, et sisearhitekti esimene roll on seista sellistes projektides oma ideede eest ja teha kõik endast võimalik, et väljamõeldud ideed materialiseeruksid, leiaksid nagu rakendust. Aga loomulikult need teemad, mida ma täna siin nagu puudutasin, need ei ole tegelikult ainult sisearhitekti pärusmaa. See, et mingi passilauas on igav ja nagu maotu interjöör, see ei ole enamasti tegelikult ainult projekteerija süü, lihtsalt tahaks öelda seda, et projekteerija peaks nagu tajuma oma vastutust ja ma arvan, et tegelikult selline üritus nagu täna siin on ka tegelikult selles mõttes nagu suurepärane võimalus nagu seda sõnumit nagu levitada või üldse arutada. Kõigepealt, et üldse asjad hakkaksid muutuma, tuleks nagu sellest nagu kõneleda. Mul endal oli äsja üks selline projekt, kus ma pidin Tallinna lennujaama tegema mingi installatsiooni või õigemini sellise, ma ei taha öelda kellega koos, muidu ma panen tanki seal kliendi, aga lennujaam on minu arust nagu see probleem, et sinna on nagu viimasel ajal ikka nagu korralikud igasugust läbu nagu kokku nagu aetud. Selles mõttes, kui mõtelda seda, et tegemist on nagu riigi esindusväravaga ja nad on, nad vist müüvad neid väravaid siis erinevatele ettevõtetele ja mõned ideed on seal päris nagu nutikad, et on mingi see lennujaama raamatukogu ja veel mingi community board seal, aga seal puudub nagu selles mõttes läbiv sisekujundus, läbiv ühtne nagu lahendus ja minu arust on see väga kurb, et sellises riigi esindusväravas toimub selline merekeskuse võtmes segadus. Et õnneks mul tundub see sama projekt, millega ma tegelesin, see vist jääb ära, et mis ongi tegelikult väga õige mõnes mõttes. Sinna ei tohiski peakski midagi tegema, selle tuleks tegelikult teha üks suur puhasus. Et praegu hetkel on lennujaamas tahetakse teha kaubanduskeskus, ta ei ole projekteeritud kaubanduskeskuseks ja siis ongi selline nagu vastuolu. Ja mis ma siis ütleks selle näite baasil, et sisearhitekti peab suu lahti tegema, kui näeb, et midagi on nagu halvasti. Ma küsin sult ka ühe küsimuse. Eile oli väga huvitav Fujimoto loeng siin samas ruumis ja tõesti väga huvitav oli. Ja ta tegelikult on ju maailma tipparhitekt ja samad probleemid ja ta rääkis väga ilmekalt, kuidas ta ka mängib kliendiga ping-pongi, et saadab kavandi ja öeldakse, et ei lähe, et liiga vähe Fujimotot, saadab uue kavandi, see öeldakse, et ei ikka ei lähe, et liiga palju on Fujimotot. Kas sinul on ka sama asi, et aeg-ajalt öeldakse, et liiga vähe on praksi või liiga palju on praksi? Sinu töödes, suheldes kliendiga? Ma ei ole õnneks nii kuulus, et mul nii ei öelda, aga mul öeldakse kuidagi öeldakse loomulikult, et on liiga palju, et see on mul võib-olla ka natuke töömeetod selline, et ma üritangi esimestesse nendesse psühhedeelsetesse piltidesse kokku kuhjata nagu kogu selle mõtte, et ma ju tean samamoodi, et tegelikult kogu selle ehitusprotsessi käigus kõik puhastub ja väheneb. Aga mõneti on tegelikult need psühhedeelsed pildid minu jaoks ka sellised nagu kliendi nagu filtrid, et ma vaatan nagu kohe selle reaktsiooni ära, et kui nagu üldse nagu vunts ei liigu, siis see on kuidagi nagu tunda, et ütleme niimoodi, et üle 10-aastane kogemus on nagu näidanud, ega sealt ei tule ka mingit nagu head nagu teemat, et see on nagu minu nii-öelda test kliendiga. Vahest ma panen ka näiteks sinna mõnele pildile kliendi mingis naljakas olukorras ja kuidagi nagu narrimütsis näiteks sinna kõndima, et siis ma vaatan, et kuidas ta nagu suhtub eneseirooniasse, kui tõsiselt ennast võtab ja üldse, milline on tema siis selline intellektuaalne nagu lähenemine siis teemal üldiselt. Aga suur tänu Hannes Praksile!